Pärnu Varanda on nagu naljalugu. No see tegelikult ei ole lugu. Noh, mis asi ta on siis? See tegelikult me ei teinud laulu. Ma nüüd räägin seda juba mingi 75 000 korda päriselt. See juhtus nii, et mina ja Mattias Naan läksime Avoid Davi stuudiosse Kalamajja. Läksime sinna lindistama lugu, mida me olime tegelikult juba Mattiase kodus nagu harjutanud. See oli see aeg, kus me nagu tegelikult hakkasime Mattiasega läbi käima nagu Comedy Estonia aegadest, vaata vaikselt niimoodi hakkasime suutlema ja siis ma lõpuks läksin külla talle. Ja siis ta tegi nagu, Mattias teeb väga nagu ägedaid biite, aga nad on lihtsalt veits siuksed alternatiivsed. Ja siis mul oli nagu, see oli minu jaoks esimene challenge, nagu, kus oli väga raske kirjutada biidile sõnu, sellepärast, et biit on nii ebakorrapärane. Ta ei ole see siia ma võin vaata mõõta välja, jumal teab, ma ei tea mida kirjutada, kas või uue referaadi sulle kooli teha. Aga kui sul tuleb no hakkad sinna kirjutama, sul läheb kõigepealt siit ülevalt viskab ära vaata ja siis nagu see harjutamine tegelikult nagu arendas väga palju, see kirjutamine ja nii edasi vaata. Sest kui ma esimest korda räppima läksin, ma tissisin mingit tšiki, kes mulle korvi andis, aga ma olin siis mingi 12 või 13. Ja siis ma läksin selle tüübi juurde, kus me lindistsime, see oli ka seal ristikus. Vaata, mäletad neid Skype'i mikrofone või? No see pulk lihtsalt. See arvut 2 kroonine see nööbid, sõber tegi 3 mindiga kuskil maailma lõpu mingisuguses rakenduses nimega EJ tegi biidi, FL alles tuli meie ellu, vaata. Ja siis ma räppisin sinna esimese tracki sisse, sealt sai see pisik nagu. Aga see Pärnu Varanda moment, me nüüd oleme seal stuudios on ju. Ja eks ma olin veidikene ära ka nagu ja olen seal mikrofoni taga ja siis Mattias on vajutanud 160 korda rekordi nuppu. Nagu mind häiris minu enda tämber. Ma ei tea, mis mul viga oli, miks ma nii kuradi vedelaks lõin on ju. Mattias läks lõpus närvi, nagu kurat küll, ütles, et ma olen välja suitsu tegema, vaata, perse nagu. Ma ütlesin, et oota, et enne kui lähed on ju, äkki teeks nagu mingi naljavideo, sest et meil Facebooki feed mõlemal kind of imal surnud on ju. Või ma ei tea, kas tal oli, aga mul oli vähemalt seal juba ämbliku võrk ees nagu. Ja siis ma ütlesin, et pane kaamera filmima ja pane YouTube'ist mingi crime'i beat, mingi suvaline. Ja siis ma olin nagu, Harjumaalt läksime häälega Pärnu Varanda. Kalanda, Sulanda on ju. Ma ei tea, mis asi on. Pole olemas, aga läks Pärnu Varanda ka riimi. Käisime poistega Pärnu Varannas, Mattias kõrval nagu juhendas enne lindistamist, et ütle paar korda seda ja siis nagu ja kõik, mis ma spittisin, oli freestyle. Nagu me ei kirjutanud midagi ja me tegime video, et panna Facebooki inimestele, et nad naeraks. Ma olin nagu päris pikalt puhkamata olnud, kui me lõpuks nagu jõudsime koju, postitasime selle Facebooki, ma elasin Mattiasest vanalinnas mingi 150 meetri kaugusel. Tulin välja, kõndisin enda koju. Viskasin nagu meritäht magama nagu nii kastis ja siis kuulen midagi väriseb voodis. Võtan vastu, Mattias helistab nagu kuuled või? Ma tahan magada nagu, ära sega. Siis ta ütleb mulle nagu kuule, jaa okei, nagu mine vaata lihtsalt Facebooki. Siis teen Facebooki lahti vaata mingi üle 30 000 vaatamise on paari tunniga Facebookis nagu. Ja siis ma olin nagu what the f***. Ja siis Mattias ütles, et ei olegi midagi, ma teen biiti juba ja ole hommikul kell 8 valmis, lähen muisa video, nagu 10 tunni pärast juba oli nagu lugu sündimas. Kui ei teaks, millega Mattias tegeleb, siis ütleks, et ta on nagu manager selle loo järgi praegu võtta. Eks juures temas on seda veits seda mäneka nagu tuhhi, aga ta ei seda ei teeks see mees mitte kunagi. Ta on loodud millekski väga palju suuremateks. Eesti Esu.